Kõigepealt ütle, kuidas on sinu nimi ja kui vana sa oled? Ma olen Mikk Martimägi ja 5-aastane. Me näitame sulle erinevaid esemeid ja sina proovi lihtsalt arvata ära, milleks neid kasutatakse. Ma annan sulle kõigepealt esimese asja kätte siis. Ja sina võid öelda mulle, milleks seda kasutatakse. Palun. Oi jumalake. Mingi see helisalvestusmasin või? Sellega sa nagu panen nagu mingi plaadi sisse ja see on nagu plaadimäng. Peaaegu õige, aga päris plaati sa sinna sisse ei pane. Sa pane midagi muud. Selline risttahuka sarnane asi. Aga ma annan sulle ühe asja juurde. Äkki see tekitab sulle nagu nüüd mõtteid, et mis see võiks olla, kui sa seda näed? Ta käib siit lahti või siit või? No proovi. Okei, siit käib lahti. Nüüd pane kõrvaklappi asjad sisse ja siis sa saad kuulata, kuidas siit muusikat tuleb. Ei, vale auk, näed, see käib siia. Minu kodus on teistmoodi või? Sul on need väiksed või? Kas hakkas mängima? Ei, Miks ta mängima ei hakanud? sest ma pole siia play vajutanud. Aga vajuta play. Kas ta hakkas mängima? Ei. Miks ta mängima ei hakanud? Kunagi pidi kõikidel asjadel patareid juurde panema. Äkki selle üles, kuhu patareid käivad? Ma ei tea. Siin on täpselt samamoodi, jälle siin kirjutatud see võõramaa keeles open. Näe, selle tõmbame lahti ja siis panemegi nüüd niimoodi selle sisse siia. Muusikat ei tule, aga sahiseb. See tähendab, äkki on siis kassett saanud läbi. Lahe. Noh, kuidas oli? On mingi muusika küll. Oli muusika, kas mängi või? Kas sa ise kannaksid sellist asja kaasas? Ma ei tea. Võib-olla isegi, kui mingit väga head muusikat tuleks. Mis sa arvad, kui sa tahtsid seda sama lugu nüüd kuulata uuesti, mis sa pidid selleks tegema? Seda tagasi nuppu vajutada. Ja mis siis juhtus? Läheb algusesse. Tegelikult pidid sa hoopis algusesse kerima tagasi. Kuna seal on lint, siis see lint käis edasi tagasi ja sa pididki lugu siis tagasi kerima. Siin on nüüd järgmine asi. Mis sa arvad, mis sellega tehakse? Aga ma olen sellist asja näinud, aga ma ei tea selle nime. Väike mingi plaadimängija äkki või? Aga on sul endal mõni plaati veel alles? Ikka. Minu kodus on ka üks selline. On jah. Mis sa arvad, kui vana see on? Väga vana vist. Jah. See on siis CD-player, mis tekkis ka alles meie vaatuses 1982. Kui vana sa siis olid? Ma ei tea. Võib-olla ma pole üldse sündinuki. Ei ole. Nii, aga ma annan sulle nüüd siin ühe asja jälle. Sa ei peaks nüüd käima siia selle sisse. See on nagu igav plaat. Mis asi? Igav plaat. Nii. Ette vaatame, kus sa said hakkama. Saidki vist hakkama. Aga ma näitan sulle ühte asja veel. Kas oskad äkki öelda, mis see on? See on täiesti telefon. Mis sellega tehakse? Helistatakse ja siis vaadatakse asju ja plaane ja siis on meil seal sees GPS, et sa ära ei eksiks. Tegelikult see on siis telefoni eelkäija ja see tuli 2 aastat enne iPhone'i välja. Selle asja nimi on iPod Touch. Oled sa äkki kuulnud sellest midagi? Ei ole. Kas sa tead, mis asi iPod oli? Ja ma tean, mu ema siiamaani kuulab muusikat sealt. Mul on ka iPod ainult väiksem. Kas sa kasutaksid kassetimängijat näiteks tänasel päeval, et kuulata muusikat? Ei. Ei. Kas sa olid näinud varem kasseti või CD-plaati? Ma olen näinud CD-plaati ja kasseti. Kas sa kasutad ka mõnda neist igapäevaselt? Ma olen kasseti kasutanud ja CD-plaati ei. Jah. Aga kas sa olid kasseti ka varem näinud, see, mis me sealt sellest plastikust tegelsime? Siit. Just see sama. Ja ma olen näinud. Palun näinud, kus sa seda näinud oled? Minu raadioautos on mingi auto. Kas sa tead, et
nagu lihtsalt tõmbad üles ja teist pool seda on raadio. Ohoh, kui palju CD-sid sul üldse kodus on? Meil on 2 riiulitäit. 2 riiulitäit, kas te siiamaani kasutate neid? Jah. no kui multikaid ka arvestada, siis päris palju. Mis sa arvad, kas neid on tänapäeval üldse vaja enam? Ei. Aga mis sa arvad sellest, et kunagi, kui sa tahtsid muusikat kuulata, pidid sa kaasas kandma veel kasseti või CD-plaati? Mina siis polnud veel olemaski. Aga miks sa arvad, miks keegi enam ei kasuta neid? Sest need on vanemoodsad. Äkki sellepärast, et sa saad kuulata muusikat enda telefonist. Sellepärast, et nüüd on uus tehnoloogia. Suured tänud, et vaatasite videot. Ja kui teile meeldis see, siis pange like ja subscribe'ige sellele kanalile. Näeme järgmine kord. Bye!